Tallinna linnapea Mihhail Kõlvart tunnistab, et lähenevateks pühadeks soovib ta eelkõige hingejõudu ning üksteise märkamist. Samas on jõulude aeg teha kokkuvõtteid sellest, mis sai lõppeval aastal ära tehtud. Tere, Mihhail Kõlvart. Mul on väga hea meel teie kui linnapeaga vaadata põgusalt tagasi 2020. aastasse ja rääkida natukene ka lähenevatest jõuludest. Öelge, kui palju teil endal on olnud üldse praegu aega nautida Tallinna vanalinnas valitsevat imeilusat jõulumeeleolu, seda valgustust ja lausa jõulumaailma? No, tegelikult alati on huvitav jälgida, kuidas kõigepealt tekib mõte, siis tegud ja lõpuks tulemus. Ja meil juba ammu oli selline plaan, et vanalinnast teha muinasjuttu ja loomulikult just jõuluajal. Ja käesoleval aastal on see eriti aktuaalne, et me vajame seda positiivset emotsiooni, aga võimalusi selleks väga palju ei ole. Ja loomulikult ma olen vanalinnas jalutanud ja ma väga loodan, et tallinlased panid tähele, et mitte ainult vanalinn, vaid terve linn on ilus. Aga kuidas on teil jõulumeeleoluga kodus? Kas kuusk on olemas ja olete ehk selle toonud metsast? Ma vist isegi mäleta viimati, millal ma käisin metsas kuuse järgi. Aga kuusk on loomulikult iga aasta kodus. Ja see on selline traditsioon, mis toob erilisi emotsioone ja ootused. Rääkimata sellest, et kuusega tuba on alati hubasem ja soojem. Mis aga minu jaoks on tõepoolest erilise tähendusega veel lapsepõlvest, see on kingitused. Jõulukingitused. Ja meil kodus oli huvitav selline traditsioon, et on ju normaalne, et laps ootab jõuluvana tuleku, aga meil kodus mina olin alati jõuluvana juba lapsepõlves aga ka nüüd samamoodi. Nii et see amet on ka selge. Jah. Aga kui me räägime nüüd aastast 2020, mis läheb ajalukku ilmselt kui ühe kõige keerulisema aastana sel sajandil, pööras pea peale kõik plaanid, ootused, nõudis, et kõik kohaneksid uute oludega, mis olid väga ootamatud. Kuidas Tallinn on suutnud selle uue ootamatu koroona reaalsusega kohaneda? Ma arvan, et täna me võime tallinlasi tänada selle eest, et kevadel tegelikult me saime hästi hakkama. Ja mis on veel oluline, et kevadel meil oli ka selline ühtne meeleolu ja soov üksteist toetada ja arusaam, et just igast ühest sõltub, kuidas me saame hakkama. Aga epideemia puhul ainult Tallinna tegevusi on vähe. Siin on vaja süsteemsem lähenemine. Ja praegu me oleme olukorras, kus me peame olema valmis ka selleks, et olukord hakkab halvenema. Jällegi, selline sõnum ei ole populaarne, aga me ei saa endale lubada lihtsalt oodata, kui see hetk tuleb olla valmis. Tänane päev on seotud koroonaga, aga aasta on olnud pikk ja kui me selle pandeemia kõrvale jätame, siis millised on olnud suurimad õnnestumised aastal 2020 Tallinna jaoks? Tegelikult mul on hea meel, et vaatamata sellele, et meil oli terve aasta jooksul selline pingeline operatiivne olukord, me ikkagi suutsime mõelda tuleviku peale ja tegeleda nii suurte projektidega kui ka planeerimisega. Ja meil on olemas see suurem pilt ka tänased vajadused.
investeeringud igas valdkonnas, suured projektid nagu Peterburi maantee, Tallinna haigla, Tondiraba park, aga ka valmisolek inimesi toetada, sest just sotsiaalvaldkond sai kõige suurema toetuse ja tegevuskuludeks on ka planeeritud kasv 9%. Ja mul on hea meel, et me tõstsime järgmiseks aastaks ka Tallinna pensionilisa. Järgmisel aastal on 125 eurot. 2020. aasta on kaasa toonud ju erakordselt palju väljakutseid, stressi, depressiooni, pingeid, vastutust, töö kas kaotust või töökoormuse suurenemist, et öelge, Mihhail Kõlvart, kuidas teie nende pingetega toime tulete ja kuidas te üldse puhkate ja pingeid maandate? Ma arvan, et igale inimesele on tähtis tunda, et ta teeb õiget asja. Ta teab, mida teha ja ta saab aru, et see, mida ta teeb, on vajalik. See annab energiat ja motiveerib. Ja selles mõttes ma arvan, et ma olen õnnelik inimene, et mulle tundub, et ma tean, mida ma teen ja ma arvan, et seda on ka inimestele vaja. Ja ma olen selles mõttes ei ole ainult ilusad sõnad, ma olen kindel, et see annab kõige rohkem energiat. Aga ka mina olen inimene ja ma tean, mida tähendab väsimus ja selleks, et ja see tõenäoliselt ei ole uudis, et selleks, et hoida ennast vormis, ma tegelen spordiga. Kui palju te üldse praegusel pingelisel ajal öösel magada jõuate? Mitte väga palju ja sõltumata sellest, kas on jäänud ainult mõni tund või natuke rohkem, ma ikkagi tõusen natuke varem selleks, et jõuda teha ka hommiku võimlemise. Eeskujuks kõigile. Ja, aga see ka annab energiat. Millised on teie soovid inimestele ja tallinlastele praegusel advendi ajal? Võib-olla kõige suurem soov on eneseusk. Et kui see on olemas, siis me saame hakkama sõltumata olukorrast. Ma usun, et see usk ei ole ainult hingeseisund. Tegelikult see on energiaallikas. Ja mis on võib-olla veel tähtsam, see on energia, mida saab jagada. Ja me peame olema tugevad selles olukorras. Aga tugev inimene on see inimene, kes tajub teiste inimeste vajadusi ja on valmis ka abiks olla ja toetada. Ma arvan, seda on praegu väga vaja. Aga samas ma tahan soovida ka selliseid lihtsaid, rõõmsaid emotsioone. Et seda on ka praegu väga vaja, et meil oleks see paus, see võimalus tunda rõõmu, olla koos lähedastega ja siis selle uue energiaga vastu uut aastat. Aitäh! Aitäh! Ja ilusat jõuluaega! Ilusat jõuluaega!